on meil vähem kui kuu aja pärast valimised, mis tähendab, et igasuguseid veidrusi toimub. Mul natuke on tunne, et sa vaatad seda nagu ahvet tsirkuses. Vahetame nüüd käiku Maria isiklikule elule. Siis eelmine nädal teraapias ma sain aru, et need on veits minu ajud pekki keeranud. Tere ilusad inimesed, tere tulemast tagasi kuulama mind juttu puhumas. Ilm on enam-vähem ilus, tuju on mul hea ja eelmine nädal on andnud nii palju materjali, et ma võiksin teha nagu 2 eraldi podcasti. Üks sellest, mis on Eestis toimunud ja teine täiesti eraldi sellest, mis minu elus on toimunud. Aga ma proovin need 2 kuidagi tänasesse saatesse kokku mahutada. Ma tunnen ennast ausalt öeldes nagu matemaatikaõpetaja, kes on mingi nii alustab tundi, on mingi issand, meil on täna nii palju materjali, mida läbi võtta, vaata rohkem teemasid, kui jõuame, meil on vaja 50 lehekülge harjutusi täna teha. See on see, kuidas mina ennast tunnen. Aga veel enne, kui me esimese teema juurde läheme, ma tahtsin öelda kõigile aitäh, kes eelmise osa raames mulle kirjutasid, kes mu arvamust avaldasid. See tõesti tegi mu südame nii soojaks kuulda, kui paljud teist tegelikult on huvitatud samadest asjadest, mis mina olen ja kes tunnevad, et meil ei ole, ma ei tea, podcast'e, saateid või ajakirjandust, kes seletaks piisavalt lihtsalt mingeid asju. Ühtlasi, mul oli väga hea meel näha, et meie kommuunis ei ole eriti palju jah-mehi. Millele ma refereerin siin on see, et ma küsisin eelmises episoodis teilt arvamust seoses kuulaja kirjade segmendiga. Mul tuli väike uitmõte, et kas ma peaks olema ka veel üks saade, kes teeb kuulajakirju Eestis. Ja kuigi see oli minu enda mõte, siis mul miskipärast oli nagu hea meel lugeda, kui paljud teist ütlesid, et ei, et see võib-olla on natukene üle tehtud, need, kes juba teevad seda väga hästi, siin saates pole seda vaja, sest see on nagu hea test, vaata, see on nagu aus sõbranna, et kas su sõbranna on igale ideele mingi, tee ära, või ta vahel on nagu, las ma olen sõbralikult natukene kriitiline. Nii et praeguses lähitulevikus mulle teada olevalt meil kuulajakirja segmenti siia ei tule. Te peate leppima sellega, et mina lihtsalt räägin, vahepeal küsin teie arvamust ja siis saan lugeda teie kommentaare. Nüüd, nagu ma ütlesin, siis viimane nädal on andnud nii palju materjali. Te teate mind, te teate minu kasvavat poliitika huvi ja mul on tunne, et ei ole paremat aega selle huvi jaoks kui praegune aeg. Sest ühelt poolt on meil vähem kui kuu aja pärast valimised, mis tähendab, et igasuguseid veidrusi toimub. Iga jumala päev ärkan mina ülesse mingi uue šoki peale TikTokis, kuidas mõni poliitik meil siin Eestis üritab TikToki enda kasuks valimiseelsel ajal tööle panna. At this point mõeldakse nagu igasuguseid trikke välja. Mul natuke on tunne, et sa vaatad seda nagu ahvet tsirkuses. Ja ma ei ütle, et see kõigil ei tule välja. Mõnel tuleb täitsa okeilt nagu välja. Ja ma arvan, et tegelikult see idee, et poliitik suhtleb otse oma valijaga ja rahvaga ei ole nagu halb. Aga minu meelest me oleme selles nagu ülemineku faasis, kus nagu neid trikke ei ole veel päris hästi selgeks õpitud. Nii et mõnel juhul ma nagu cringe'in väga hullult. Aga mõnel on need trikid juba täitsa selged ja mul on tunne, et põhimõtteliselt kõik parteid, peaaegu kõik, on nüüd nagu aktsepteerinud seda, et sellest TikTokist ei saa me üle ega ümber ja katsetatakse seinast seina asju. Ma ei tea, mõni poliitik levitab TikTokis kutset oma sünnipäevale, kuhu on kogu Eesti rahvas kutsutud ja kus reaalselt oli koha peal elus suuruses labubu. Mõni meelitab oma TikToki kontole inimesi kassivideotega. Mõni poliitik räägib oma kontol ossi mentaliteedist. Minu arust on Tallinnas vaja rohkem ossi mentaliteeti. Mina saan sellega ainult nõustuda. Mõned ei räägi üldse sisust, vaid editivad oma konkurentide reklaame nagu enda kasuks ümber. Reformierakond, sügisel, vali Reformierakond. Ja neid näiteid ma võiksin nagu palju tuua. See oli ka hea. Ma ei tea, kas te nägite, ma tegin TikToki sellest, kuidas õhtusaade kutsus siis 3 noorpoliitikut oma stuudiosse. Seal oli Sandra Laur Isamaast, Daniel Kõiv Eesti 200-st ja Markus Meier sotsidest. Ja nagu see interview framing oli nagu see, et noored, kes kõik tahavad presidendiks saada, kõigil on suured unistused, vaatame, kui tõsised nad ikkagi on. Et veits nagu siuke mokkiv stiil oli saatejuhtidel ka. Aga siis seda oli ka nii huvitav näha, kuidas see saatelõik nagu iga üks neist lõikas selle saatelõigu nagu endale sobival
sobivas kontekstis nii-öelda välja ja no see ongi see maailm, kus me elame, ega siin ei ole midagi nagu üllatavat. Lihtsalt võib-olla mina nagu, olles ise nagu sisulooja ja samas nagu ajakirjandust õppinud ka, siis ma nagu natuke vaatan seda nagu eksperimenti, et see on veits nagu sotsiaaleksperiment. Ja nagu ma ütlesin, siis väga nagu põnev aeg on tegelikult mitmel põhjusel praegu nagu uudiseid tarbida ja kogu selles maailmas sees olla, sest mitte ainult ei tule meil kohe kohalikud valimised, vaid on meil valmis saanud riigieelarve, mis ma tean, kõlab tõenäoliselt nagu kõige igavam asi terves maailmas. Ja see mõnes mõttes ongi, sest nagu kas te olete seda dokumenti vaadanud? Ma tegin täna hommikul esimest korda elus eelmise aasta riigieelarve dokumendi lahti ja mul nagu hakkas pea ringi käima. Püha jumal. Oh my god, ma just lämbusin oma tee kallal ja ma ei saa seda enam juua, sest ma reaalselt sülitasin oma suust selle tees ja topsi tagasi, sest see läks nii kõvasti kurku mulle. Ja vaata, spirituaalne osa minust on mingi nii, Maria, saaks rääkima maksuküürust ja sul läks tee kurku. Kas siin on mingi seos? No nii, tuleviku Maria võtab korraks jutujärje üle, laseb mineviku Maria lämbumisest toibuma. Ja tuleviku Maria mõtleb, et võib-olla see oli märk, vaata, võib-olla see oli märk, et me ei peagi sellest riigieelarvest nii pikalt ja põhjalikult rääkima, aga väga lühidalt mõned uudised sealt rindelt, mis meid ka reaalselt puudutavad. Number 1, tulumaksu tõus jääb uuel aastal ära. Tahaks tegelikult rõõmustada, sest sisuliselt see tähendab, et uuel aastal me ei pea veel 2% oma palgast riigile maksma, see jääb meile endale kätte, on ju, põhimõtteliselt ju hea uudis, aga samas uudis number 2, me laename end maksimaalselt võlgu sellel aastal, mille üle eriti rõõmustada ei saa, on ja. Ma mainisin siin ka maksuküüru, mis esiteks nii kole nimi. Teiseks ma pidin rakendama igat saadaolevat ajurakku oma peas, et aru saada, mis see maksuküür isegi oli. Põhimõtteliselt astmeline tulumaks. Ma isegi ei ürita teile seda seletada, sest ma vaevu sain ise aru. Asja iva on see, et enam küüru pole. Me oleme nüüd sirge seljaga ja põhimõtteliselt see tähendab seda, et kõikidel inimestele kehtib üks ja sama tulumaksuvaba miinimum, 700 € kuus. Enne see sõltus sinu sissetulekust ja kui olid rikkam, siis ühesõnaga vahet ei ole, aga saate aru mu pointist on ju. Enne kui seda tulumaksuvaba miinimumi graafikut vaatasid, siis tekkis sinna küür, sellest see kole nimetas. Ja seda on peetud Reformierakonna üheks nagu suurimaks nii-öelda lubaduseks, et see kehtestati 2018 Jüri Ratas esimese valitsuse ajal ja Reformierakond on rääkinud, et me kaotame ära maksuküüru juba aastaid, see on neile ülioluline olnud, aga samas see on ülisuur kulu riigieelarvele. Ma ei mäleta, kui palju see oli, aga mingi räige rahahunnik, mis jällegi jääb riigil saamata. Samal ajal viib minu 3. uudise juurde, me suuname kaitsesse megalt raha, mis ka iseenesest on väga hea. See võib-olla ongi kõige parem uudis eelarvest, et sellest nagu ei pääse ja tekitab ikkagi kindlamat tunnet ka, aga selles valguses see maksuküüru kaotamine on kindlalt suur kulu, pluss õpetajad, päästjad, politseinikud, kultuuritöötajad. See on nagu, et nüüd öeldakse eesliini töötajad, aga enne oli nagu õpetajad, päästjad, politseinikud, kultuuritöötajad, nemad said ka kõik palka juurde, mis ikkagi tähendab, et kulusid riigile lisandus väga palju juurde või kulud endiselt kasvavad, kulud on endiselt suuremad kui tulud ja sealt ka siis see peamine kriitika, mis ongi see sama laenu võtmine ja inimeste, tegelikult ka spetsialistide, ökonomistide, uus sõna, mis ma õppisin, pangaspetsialistid siis. Ökonomistide hirm, et kas ja kuidas me selle laenamise ja miinuse kunagi ka plussi keerame. Mingit prognoosi ma nägin, et umbes 2029. aastal võiks riigivõlg hakata nagu vähenema või nagu paremale kursile minna. See on 4 aasta pärast. Siis on juba uus Riigikogu koosseis, uus valitsus, kes teab, mis tuuled siis puhuvad, aga tundub, et me peame elama ja nägema. Nii et nii palju seekord riigieelarvest anname sõnajärje tagasi Mariale minevikust, kes hakkab teile nüüd rääkima, mida ta teraapias õppis. Ja ma ei tea, kas see ülejäänud jutt nagu üldse on loogiline. Ma ei saa seda lühemaks ka lõigata, sest ma rääkisin seda nii pikalt ja nii järjest, et kui ma kuskilt midagi lühemaks võtan, siis te enam ei saa aru üldse, millest jutt käib. Nii et püsige minuga, jõudsin väga sügavate arusaamadeni see nädal ja selleks, et kogu seda poliitika juttu tasakaalustada, mõtlesin, et avan teile natukene oma südant ka. Vahetame nüüd käiku Maria isiklikule elule, ma võtan kohe mugavama asendi oma tooli peal, sest nagu ma teile vihjasin, ka seal rindel on palju viimase nädalaga muutunud. Kust isegi alustada?
ma tegin mõned nädalad tagasi terve eraldi saate sellest, kuidas ma loen siis fantaasia raamatute sarja ACOTAR, mis nagu raamatu nohikute maailmas on nagu üks tuntumaid sarju viimasel ajal, on ju. See on nagu täiesti eraldi fenomen, aga ma ka tagasisidest nägin, et väga paljud teist ei ole, on ju, raamatunohikud, mingi seltskond kindlasti, mingi seltskond mitte, see raamat ei olegi üldse niivõrd minu loopunkt, aga sinna sarja kuulub 5 raamatut, on ju. 4 on mul ametlikult läbi. Mind ootab viimane raamat siin sarjas ja raamatuklubile infoks ma olen väga kurb. Ma isegi ei tea, kuidas selle lugemisse suhtuda, sellepärast, et viimased nädalad seda raamatut lugedes ma panin tähele, kui mõttetu tunne mul seoses enda eluga on. Ma nagu nüüd näen tagantjärgi, et see oli ka osa sellest, miks ma tundsin, et eelmises osas või millal ma rääkisin, et mul on nagu ülihalb tuju olnud, et ma olen nagu vaimselt nagu veits halvemas kohas olnud. Suur osa on sellest raamatust, sest kui sa ikkagi loed, kuidas nagu inimestel on, ma ei tea, ideaalsed inimsuhted, ideaalne kommuun, jah, omad probleemid, aga väga paljud probleemid, mis meil nagu inimestena päriselt on, sellega, kuidas me ei ole kõik perfektsed, kuidas meil on tervisehädad, mis iganes, kuidas me peame tööl käima ja vaeva nägema ja me ei saa nagu päevad läbi ainult mingi missioonitundest asju teha ja ringi lennata. Et siis sellele mõeldes nagu pole ime, on ju. Et kui sa nagu päevad läbi seda loed, et siis sa tuled oma ellu ja oled nagu what's the point, on ju. Ja ma arvasin, et see on nagu ohutu. Ma tõesti ei olnud aru saanud, kui suur mõju sellel mulle oli. Kuniks ma siis sattusin üldse ühe teise teema pärast oma elus teraapiasse. Te teate mind, ma olen teraapias aastaid käinud. Ei ole süke regulaarne nädalast nädalasse käia, aga iga mõne aja tagant meeldib käia selleks, et nagu ongi mingi reaalne probleem minu elus, avardada oma perspektiivi siis selle probleemi suhtes. Mul oli eelmine nädal nagu päris suur läbimurre seoses sellega, kui kitsalt ma olen näinud viimasel ajal iseennast, inimesi enda ümber ja kui kerged me oleme nagu iseennast ja inimesi enda ümber kastidesse panema ja ütleme, sellele ei aita kaasa igasugused teooriad, põhimõtteliselt kõik mingid loogikat, teooriad, kes kuidagi inimesi grupeerivad. Ma räägin siinkohal, ma ei tea, horoskoopidest, human designist, armastuse keeltest, asjad, mis mind kõik nagu täiega paeluvad. Ma ju tegin mingi 2 episoodi tagasi, ma tegin osad uhuud, millesse ma usun ja uhuud, millesse ma ei usu, kus ma rääkisin. Kui väga ma armastan seda tunnet, kui sa leiad mingi uue psühholoogilise vaatenurga asjale ja sa leiad jälle mingi loogika, mis kuidagi inimesi nagu, ma ei tea, sina oled see tüüp inimesi, sina oled see tüüp inimesi või kõik need mingi astroloogia TikTokid, et praegu on mingi see hooaeg, mingi nendel tähemärkidel on selle asjaga keeruline ja nendel tähemärkidel on teise asjaga keeruline. Et ükskõik kui väga need asjad on minu jaoks nagu olnud nii palju meelelahutust pakkuvad, siis eelmine nädal teraapias ma sain aru, et need on veits minu ajud pekki keeranud. Kogu see mõttetuse tunne ja süke ka tupiku tunne, mida ma olen viimased paar nädalat tundnud, on väga otseselt seotud sellega, kui piiritletult ma ennast nägin ja kui väga ma tegelikult olin ennast alateadlikult kasti pannud läbi nende igasuguste horoskoopide ja human designi ja mille iganes veel lugemise. Esimene konkreetne vastuvõetud otsus Maria elus on see, et ma enam ei loe horoskoope. Ma ei jää ühelegi astroloogia TikTokile seisma ja kuulama, kuidas praegu on mingi uus hooaeg ja sellepärast mul on elus raske. Ja võt nüüd ma ei teagi, kas ma loen seda viimast raamatut või mitte, sellepärast, et osaliselt ma tunnen, et hea teraapia on see, kui sa tunned, et sinu nagu aju süksel tasandil on ju klikkas midagi, miski klikkis teistmoodi. Selle nurga alt ma olen nagu okei, et kui mul tekkis see arusaam, võib-olla ma ei sõnastanudki tegelikult seda arusaama nii väga universaalsemat sükest arusaama, et ma sain aru, et ma olen ju kasti pand, miks see siis nagu loeb, on ju, et miks see tegelikult nii halb on, kui me ei tea, ennast näeme mingil viisil või mitte. On sellepärast, et see, kuidas meie iseennast näeme, milleks me arvame, et me võimeline oleme, milleks me arvame, et meil mingid eelised on, kui väga me usume, et mingid asjad on meie jaoks meant to be versus ei ole meie jaoks meant to be. Kõik need asjad, ehk siis kokkuvõtlikult see, kuidas me ennast näeme, määrab ära selle, mida me saamegi enda kohta näha. Minu jaoks nagu lihtsam oli seda läbi teise inimese vaadata. Kohe, kui me jääme uskuma midagi väga kivisse raiutut iseenda kohta või teiste inimeste kohta, siis see ongi see, mida me hakkame ja jääme
nägema. Ma üritan mingi praktilise näite tuua, et võib-olla see seostub tegelikult minu kogu mingi vlogimise ja kogu selle teemaga, et kui ma olen mõelnud, kuhu ma kanaliga on ju edasi liikuda ja mida ma järgmiseks teha tahaksin, siis seda, neid otsuseid ja seda, kui võimalikuks ma mingit stsenaariumit pean või mitte, mõjutab väga tugevalt see, kuidas nagu minu jaoks ma olen, ma ei tea, eluaeg vloge teinud, kuidas minul oli nagu sügav, reaalne uskumus, et see on ainus asi, mida inimesed minult kunagi näha tahavad. Ja see on ka see, mis siis nii-öelda, mida mina nägin. Ma märkasin ka ainult neid kommentaare, kus inimesed olid mingi, Maria, millal vlogid tulevad. Ja see on ka nagu, see siis ka reaalselt ise nagu nii-öelda manifesteerubki. Viimastel nädalatel ma olen ise oma peas nagu sellest mallist välja murdnud, et ma saan tegelikult luua täpselt seda sisu, mida mina tahan ja ma tegelikult olen võimeline ükskõik milleks, mida ma soovin. See shift on reaalselt ka minu elus manifesteerunud nagu teie tagasisidest, on ju. Ma selles mõttes ikkagi usun seda, et iga meie otsus või väike nagu mõtteviisi muutus panebki terve jada asju nagu elus automaatselt tööle, aga sa ei saa nagu sinna suunda, kuhu sa tahad liikuda võib-olla elus. Sa ei saagi ühtegi asja käivitada, kui sa isegi ei usu, et see on sinu jaoks nagu võimalik ja miks sa ei usu, et see on võimalik, on sellepärast, et sa arvad, et sa ei ole võimeline muutuma või inimesed ei ole võimelised muutuma. Nüüd läheb vist ülitiipiks, ma ei tea isegi, kas te olete muga kaasas. Aga et ma olen alati kõige paremini ennast tundnud etappides elus, kus mul on tunne, et asjad on muutumises ja et ma arenen. See on nagu see üks asi, mis minu jaoks on alati olnud nagu vahet isegi ei ole, mis suunas, peaasi, et ma arenen edasi. Lihtsalt selle aasta alguses kõikidesse human designidesse ja astroloogiasse süvenedes ma ei saanud ise aru, kui väga minu perspektiiv sellest, kes mina olen, kinnistus, sest kõik need nagu loogikad, mis ütlevad sulle, mis jagavad ükskõik milliste näitajate põhjal inimesi gruppidesse, mõnes mõttes nagu süstivad meisse seda aru saama, et ma ei tea, kui sina oled, võtame horoskoobi, mitte et ma horoskoopi isegi nii tiipilt usuks, aga kui sa oled, ma ei tea, see tähtkuju, sul on need kalduvused ja see loogika, et keegi ütleb sulle, kuidas asjad hakkavad minema, kas siis astroloogias või human designis või horoskoopidena on ja see on selles mõttes nagu kahjulik, sellepärast et sina pidevalt siis hakkad uskuma, et asjad ongi nii loodud ja nad niimoodi jäävadki. Ja minu jaoks nagu see arusaam, et me võime kõik võtta ette ükskõik, mida me tahame teha, ükskõik, mida me tahame ja me olemegi inimestena pidevas muutumises, aga me saame muutumises olla ja edasi areneda ainult siis, kui me nagu kuidas ma ütlen, lubame endal seda teha. Kas see on arusaadav või kas ma olen nagu, see on jälle see kontrast, vaata, et asjad, millest mina oma sõpradega räägin. Riigieelarve ja ühtlasi teraapia kõige sügavamad avastused inimloomuse kohta. See oli minu jaoks nagu nii süge eureka moment, et see, mida me usume, et on tõsi teiste inimeste kohta ja meie enda kohta, ongi see, mis meie jaoks tõsi on. Ja sellepärast on ülioluline, et me ei eelda inimeste kohta midagi, et me ei eelda ka iseenda kohta midagi. Sa võtad mingi väljakutse vastu, mis on sinu mugavustsoonist väljas, et sa ei eelda automaatselt, kas sa saad sellega hakkama või mitte. Reeglina me on ju nagu pigem eeldame seda, et niikuinii ei tule välja, niikuinii failime, siis me failimegi. Sellepärast, et me juba eeldame seda ja see ongi see, mida me oskame näha, et siis, kui sa selle väljakutse teed ära ja oletame, et see läks keskmiselt, et osa sellest läks nagu halvasti, osa sellest läks hästi. Sa ei näe seda osa, mis hästi läks, sellepärast, et sinu perspektiiv endast on kivisse raiutud sinna poole, et nagu ma ei saa sellega hakkama. Ja ma arvan, et parem alternatiiv sellele, et me pidevalt juba eeldame, kuidas asjad lähevad ja juba eeldame ette, millega me hakkama saame ja millega me hakkama ei saa. Parem alternatiiv on ollagi nagu igas mõttes avatud ja mulle täiega meeldis, mis mu terapeut ütles, et parim viis enesearenguks on iga päev teha midagi uut, sellepärast, et iga kord, kui sa teed midagi uut, sa tõestad endale, et sa oled millekski võimeline, mille puhul sa ei olnud kindel, kas sa oled võimeline või mitte. See oli suht inspireeriv. Võib-olla proovin isegi mingit versiooni sellest, et teha, ma ei tea, kas ma iga päev suudan, aga iga nädal midagi uut. Ma arvan, et minu see poliittuur on praegu väga hea algus selleks, sest mis see on mina tegemas tööalaselt midagi, millega ma ei ole väga mugav ja ilmselt, et seal on ärevus ja seal on närvid ja seal on mure, kas ma ikka saan hakkama, aga ainus viis seda enesekindlust kinnistada ja seda uskumust nii-öelda tagant lükata, et sa saad kõigega hakkama, on neid asju ka reaalselt teha.
Seega, kokkuvõtan see, horoskoop enam ei loe, igasugustest psühholoogilistest teooriatest võtan mõneks ajaks pausi, ei eelda, et asjad on ühte või teist moodi või et inimesed või mina ise käitun ühte või teist moodi, vaid reaalselt elan, näen ja vaatan. Ja ma olen nüüd jäppinud mingi ma ei tea kui kaua oma teraapiast, võib-olla teil oli huvitav kuulata, okei? Kommenteerige alla, nii, mis võiks tänane päeva küsimus olla? Kommenteerige alla, millal te midagi uut tegite viimati, võttes kinni siis sellest minu terapeudi soovitusest. Paneme nüüd pillid kotti. Ma loodan, et teil oli lõbus. Väga põnev aega on praegu, ma arvan, kuni valimisteni kindlasti poliitika update siit saatest saate oodata. Eks näis, vaatame, kuidas elu läheb, on ju, midagi pole kivisse raiotud. Võib-olla peale valimisi võtame rohkem aega, et ka mingeid poliitika väliseid teemasid siin arutada, oma mõtteid jagada, aga praegu ma olen väga sellel lainel ja mulle tundub, et teie olete ka, nii et mul on meie üle väga hea meel. Aitäh, et sa kuulasid ja vaatasid ja kuuleme, näeme järgmisel nädalal jälle. Ciao!